Tere tulemast! Te kuulate Andmekaitse Inspektsiooni podcasti Andmehääling. Siin arutame põnevate külaliste ja asjatundjatega andmekaitsest ja tõstatame küsimusi, millele olete ehk ammu vastust oodanud. Tänast saadet rahastab projekt privaatsuse ja andmekaitse teadlikkuse edendamine Eestis. Mõnusat kuulamist! Tere, head kuulajad! AKI on juba pikemat aega andnud välja andmehäälingut, mis on mõeldud oma ala spetsialistide kui ka lihtsalt uudishimulikele inimestele, kes soovivad mõista isikuandmete kaitse teemasid järjest süvitsi. Oleme ka Andmekaitse Inspektsiooni tehnoloogia valdkonnaga alati püüdnud mõnda turvalisust puudutavat teemat käsitleda. Näiteks kuulake meie varasemaid episoode isikuandmete rikkumisest, andmeturbest ja ka huvitavatest külalistest. Tänane episood käsitleb teemat, kus suuname oma tähelepanu väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele ja käsitleme töötajate teadlikkuse tõstmise teemasid. Seda eriti just pettuste ja õngitsuste kontekstis. Ehk kuidas kõige paremini tunda õngitsust selleks, et mitte ära anda nii oma isikuandmeid ega ka tundlikke andmeid, mis võivad viia suurema andmelekkeni. Andmekaitse ei ole ainult IT-osakonna rida, vaid iga töötaja vastutus. Küberhügieen on väikese ja keskmise suurusega ettevõtte jaoks meie arvates ka üks ellujäämise küsimusi. Ja täna räägimegi andmekaitsest läbi inimeste silmade. Mina olen Eleri Karu Andmekaitse Inspektsioonist, aga ma ei ole siin täna üksi ja mul on ka siin üks külaline Urmo Keskel. Tere tulemast! Tere Eleri! Tere kõik kuulajad! Olen siis kutsunud sinu siia kui Fishbyte'i ettevõtte üks asutajatest. Kas sa räägiksid lähemalt, millega Fishbyte tegeleb ja mis oli see idee selle taga või selle ettevõtte alustamise taga? Ja Fishbyte'is me aitame ettevõtetel maandada nende küberturberiske läbi selle, et me tõstame ettevõtte töötajate teadlikkust. Teadlikkust levivatest pettustest ja üldse nagu kuidas käituda niimoodi, et ei langeks ettevõtte või see inimene ise ka eraelus pettuste ohvriks. Ja kuidas tuli see idee just, et võiks tegeleda sellise väga, ma ütleks ka natuke niši teemaga, et väga sükse spetsiifilise osaga sellest, mis puudutab töötajate teadlikkust küberpettuste puhul. Ja selle ettevõtte idee autori olnud mina. Me asutasime ettevõtte kolmekesi, et mina ja mu kaks ex-kolleegi SK-ID Solutionsist, kus me koos töötasime. Ja Hendrik Uustalu, kes selle idee autor oli, tema ise põhimõtteliselt kukkus läbi õngitsustesti, mida SK-ID Solutionsist tehti. Ja ta tajus, et tegelikult seda testi saaks teha palju paremini ja et see testi tulem võiks olla nagu õpetlikum. Ja siis sealt tal tekkiski mõte, et võtaks ja teeks ise ka sellise õngitsussimulatsiooni platvormi, aga teeks seda palju paremini ja teeks realistlikumad simulatsioonid, realistlikuma ja kasulikuma õpetuse sinna peale. Ja siis Mikk ja Hendrik kirjutasidki taotluse Riigi Infosüsteemide Ameti ehk RIA ja Tehnopoli küberkiirendisse. See oli 2023 aasta sügisel või suve lõpus ja nad saidki grandi ja siis nii-öelda sellest esmasest seemnerahast, mis me sealt saime, siis selle pealt me ehitasime toote esimese versiooni valmis ja tõime selle turule. Nii et me saime esimesed maksvad kliendid 2024 aasta kevadel. Väga selline hea ettevõtmine, mis tegelebki sellise just töötaja või inimese vaatest ja tema võib-olla natuke ka selline, et tegelikult me veits kardame seda ka või meil tekib häbi, kui midagi nagu sellist juhtub, et meie tagajärjel midagi lekib või meie teeme midagi valesti. Aga siit tekib alati see küsimus, et miks me räägime üldse inimfaktorist, mis sinu arvates see on, et mitte nagu tulemüüridest, et me võiks ju kõik tehnoloogiaga kinni panna, müürid ette ja siis ei juhtukski neid asju. Ja kõige turvalisem IT-süsteem on see, mis on välja lülitatud või mida üldse nagu ei ole. Et tulemüüride ja tehniliste meetmetega tuleb ka tegelda, et selles mõttes see on kindlasti nagu vajalik. Aga alati on selle tehnilise lahenduse juures ühte või teistpidi ka inimene mängus. Ja nagu me näeme levivatest kuritegudest ja statistikast, siis kurjategijatel on sageli lihtsam rünnata inimest, mängides tema nagu käitumisele, tema eksimisele kui tehnilist süsteemi. Et jah, tehnilist süsteemides ka avastatakse pidevalt nõrkusi ja nendega tuleb nagu tegelda ja see pool on oluline, aga see inimese teadlikkus ja inimest ära trikitada on
suhteliselt lihtne või ütleme siis nad oskavad seda, nad õppinud seda tegema ja teevad järjest paremini. Lugesin ise ka enne saadet veidi statistikat, mul nüüd küll ei ole algallikat, aga sisuliselt öeldakse, et inimlik eksimus võib olla kuskil 9% ründe algpõhjuseks, ehk siis see on üsna kummastav, et tegelikult võib-olla mõnes mõttes ei olegi see, et me ise ka ju vaatame oma statistika pealt, kui palju nagu on see inimfaktor seal oluline või mängib rolli, aga lihtsalt, et sealt algab väga tihti just see rünnak või siis see nii-öelda see tegevus, mille tagajärjel lõpuks saadakse süsteemi sisse ja need andmed ka lekivad. Jah, neid statistikaid ja raportid on nagu erinevad, oleneb kus mõõdetakse ja mis metoodikaga mõõdetakse, aga jah, see inimfaktori roll just nii selle esimesel sammu juures on oluline, kui me vaatame ka nii nagu raha teenimise eesmärgil tegutsevaid küberrühmitusi, küberkuritegevuse rühmitusi või ka siis nagu riiklikult finantseeritud rühmitusi, siis nende mõlemate puhul tegelikult see õngitsuse ühel või teisel viisil nagu kasutamine on see, millega nad tüüpiliselt nagu alustavad. Sealt saadakse nii-öelda kas siis esimene ligipääs või mingi oluline info, mille pealt nagu edasi liikuda. Et see ei ole nii, et see õngitsusega see nagu pettus lõpeb, vaid tegelikult see on nii-öelda esimene samm, mille peale siis ehitatakse nagu juba järgmised sammud, et oma soovitud tulemuseni jõuda. Ja väga tihti ka meie enda juhtumitest oleme näinud seda, et need andmed võivad ka lekkida täiesti muust kohast, näiteks ma ei tea, isiklik e-post, isiklik mingi muu e-poe konto või mis iganes muu koht, kust siis tuleb see teine viga on ju, või teine selline eksimus, et kasutatakse või taaskasutatakse neid paroole, hakatakse proovima ja selle läbi saadakse ka teisele süsteemile nagu ligi, et ühesõnaga see ahel küll võib-olla meie jaoks järelevalves alati ei ole nii üks-ühele arusaadav, et kust see algas pihta, sest see võib tõesti olla väga erinevad kohad, aga pigem ongi küsimus või kurb see, et see lõpp, see lumepall hakkab veerema ja siis see nagu tagajärg on suurem, kui võib-olla see algne üksik väike leke või juhtum. Ja see, mis mina olen kuulnud politsei poole pealt, viitab nagu täpselt samal asjal, et Peeter Marvet politseist tegi väga huvitava ettekande riiklikul küberturbe aastakonverentsil. Ja see, millest tema välja tõi, on see, et segamini isiklike ja siis tööarvutite või ütleme siis tööarvutis isiklike asjade tegemine on üks nagu juurpõhjusi, miks nagu paroolid või sessioonid lekivad. Et ta tõi välja selle, et kui ta on analüüsinud nagu neid nii-öelda lekkepakette, et kus on mingi kogus, mingi kasutajakonto nagu paroole, siis sealt vaatavad vastu nagu töökontod, sealt vaatavad vastu e-kooli konto, sealt vaatavad vastu laste mängukeskkonnad, mis näitab seda, et tegelikult see nii-öelda tüüpiliselt brauseri parooli hoidla, mis siis nagu pihta pandi, et tegelikult seda brauserit on kasutatud nagu väga erinevaks otstarbeks ja sageli just need mängud võivad olla see põhjus, et kuidas tegelikult see küberkurjategija siis nendele andmetele ligi sai, mis seal brauseris on. Meie kuulajatele ka teadmiseks, et kes soovib siis lisainfot uurida, siis võib uurida sellist märksõna nagu infostiiler, et see on siis üks selline nagu pahavara või tarkvara, mille kaudu siis koondatakse neid erinevaid lekkinud andmestikke ja sellest tehaksegi pakette ja tõepoolest on sellest ka räägitud, neid pakette massiliselt müüakse siis tumeveebi saitidel, millega siis omakorda teostatakse teisi erinevaid kas pettuseid, õngitsusi ja nii edasi. Aga siin on hea korraga rääkida statistikast. Me muidugi üldiselt läheme nüüd natuke šokeerivaks, aga see on lihtsalt hea taustateadmine. Et võtsin siin välja ka 2 viimase aasta sellised just täisaastad 2025 ja 2024 aasta statistika. Näiteks Riia ütles, et viimase aasta puhul on neil olnud üle 4500 mõjuga intsidendi, pettuseid oli siis 2000. Need olid siis pettused ja õngitsus oli 2800 mõjuga intsidenti, ehk siis üsna suured tuhandetes arvud kokku siis pettuseid ja õngitsusi. Kiire matemaatika ütleb, et kuskil 6000 kuni 7000, mis siis langesid selle mõjuga intsidendi alla. See siis nüüd viimane aasta ja see on siis kasvanud 2024 aasta puhult, et siis see arv oli väiksem. PPA siis ütles, et
uurisin nende siis kuritegevuse statistikat. 2025 aasta puhul oli just arvutikelmuseid kokku üle 3400 ja vaatasin sama aastaga siis nii-öelda Andmekaitse Inspektsiooni teateid, meile küll laekub neid vähem, aga see on iga aasta pealt kasvav. Rikkumisteateid oli siis 251, inimlik eksimise hooletus oli siis 118 korral, see on umbes 47% ja küberrünnakuid kokku 36, kokku circa 14% ja sealt siis omakorda 1/3 oli õngitsusi. See nüüd puhtalt viimane aasta. Nüüd eelmine aasta sellest 2024 olid need nii-öelda suurusjärgud väiksemad, aga ikkagi õngitsusi oli palju, kuigi suuremal jaol ikkagi ka meie enda statistikas on see inimlik eksimus ja hooletus alati päris suurel kohal. Aga ta on tõusnud, et see 2024 ja 2025 võrdluse mõttes on väga massilised muudatused toimunud. Sellest samast küberturvalisuse aastakonverentsil ka mainiti neid ja nad väga spetsiifiliselt keskendusid ka sellele, et kui palju on tegelikult pettusi ja õngitsusi. Kas teie töös ka see statistika nagu kuvab või on see nagu sarnane, et nüüd see plahvatuslik õngitsuste ja pettusskeemide laine on justkui nagu viimase aastaga massiliselt kasvanud? Kuna meie nii-öelda testime ja koolitame töötajaid, et me nii-öelda intsidentide mõttes, see info nagu meile kuidagi eraldi lisaks nagu avalike allikatele sisse ei jookse. Mida me teeme on see, et me nagu jälgime erinevaid juhtumid, mis siis nagu levivad, me jälgime ka petukirju ja me tegelikult peegeldame neid edasi siis oma platvormile, et me tahame, et need õpetused, mida me anname ja need õngitsustestid, mida me teeme töötajate puhul, et need nagu peegeldaksid seda, mis nagu tegelikult toimub ja seetõttu me saamegi nii politseiteadetest kui spetsiaalsetest Facebooki gruppidest näiteks, kus antakse nagu kelmustest ja pettustest teada, samamoodi infot, mida CERT jagab oma kanalites. Et see võimaldab meil siis peegelda seda sisu ja see sisu siis teha nii, et see sisu on ajakohane, värske ja et sellest päriselt oleks nagu kasu. Et mulle tundub, et üks nagu probleem, mis meil on see, et me nagu räägime neist pettustest võib-olla liiga üldistatult, sest mul oli üks juhtum see nädal, kus üks tuttav andis mulle, ütles, et kas ma tahan rääkida ühe eelmise nädala reedel kelmuse ohvriks langenud inimesega ja see oli IT-ettevõtja või arendaja, kes siis langes ise petukõne ohvriks ja ma küsin tema käest, et kas ta siis ei tea, et ja see oli Omniva nimel tehtud kõne, et kas ta siis ei ole kuulnud, et sellised pettused levivad, ütles, et jah, on küll kuulnud, aga et ta just oli ettevõtte asutanud ja talle tundus, et see nii-öelda tähitud kiri võib sellega seotud olla ja ta ei teadnud nagu seda, et sinna järgnevad need ahelkõned nagu sellisel kujul, ehk ta nagu, ja ta ütles, et tal ei ole Delfi lugemispaketti ja ta nagu on natukene seda infot saanud, aga nagu tegelikult ta ei teadnud, kuidas see nagu edasi läheb ja see, mis tema puhul juhtus, oli nagu suhteliselt väga sarnane nendele, mida nagu ajakirjandus nagu korduvalt nagu kajastanud on kõne Smart ID poolt, kõne politsei poolt, kõne siis panga poolt. Ja lõpuks see viis selleni, et ta võttis laenu, ta kandis selle laenuraha ühele Itaalia kontole üle. Tal õnneks vedas, et see ülekanne nädalavahetusel läinud läbi ja ta sai siis nagu vahepeal ise aru, millega ta nagu hakkama saanud oli. Aga see iseloomustab nagu seda, et nende detailidest rääkimine, et kuidas need pettusskeemid toimivad, et see tegelikult nagu on oluline ja seda me püüamegi ka teha. Et üldine mõtteviis on mida me püüame juurutada ja mida saavutada on see, et kui sul tuleb e-kiri, et sa teed väikse pausi, 5 sekundit, sa vaatad saatja aadressi, sa vaatad linki, enne kui sa klikid, et see harjumus nagu tekib. See on nagu universaalne. Aga sinna lisaks juurde, et me katame ka hästi palju erinevaid õngituse käigus, erinevaid stsenaariumis, erinevaid teemasid. Mõned on sellised meie enda välja mõeldud, mõned, mis oleme näinud nagu laiast maailmast, aga need samad Eestis levivad asjad ka on meie platvormi nagu kaetud. Ja see petu või õngitsuse ju ka skeem on üsna palju muutunud ja see on ilmselt ka hea nagu mainida juurde taustaks, et me mingil hetkel me Eestis arvasime, et see meid väga ei puuduta, sest need kirjad ja see kvaliteet oli halb. Ütleme nii, et üsna lihtne oli ära tunda, et tõesti mul ei ole kuskil teises 1000 kilomeetrite kaugusel printsi, kes tahab nii-öelda mulle suured summad kanda või kuskil Ameerikas vanaema, kes tahab või veel
rohkem kaugem sugulane, kes tahab midagi pärandada, aga nüüd on see ikkagi see uus ajastu toonud sellise õngitsusskeemi, mis on väga intelligentne, väga eestikeelselt nii-öelda arusaadav, et see, mis sealt tuleb vastu, on justkui nii usutav, eriti ka need kõned, mõtlesime ju algul, et tuleb ainult välismaa keeles või vene keeles mingid kõnesid, aga nüüd ikkagi helistavad eesti keeles ja no see on selles mõttes ilmselt väga suuresti inimesi ka pannud nagu usaldama, sest ennem seda ei olnud ja kui see teadmust ei ole, me küll räägime statistikast, aga me ei räägi sisust, siis tõepoolest on ka raske uskuda, et tõesti helistab keegi, et minu tütar oli Lätis, oli autoõnnetus, midagi juhtus ja siis sealt hakkab see edasi pihta. See on üks siis näide, mida mina olen kuulnud, kus proovitakse ära skeemitada. Aga kuidas üldse, kui palju nagu see uus selline skeemi või selline uus lähenemine mängib rolli nagu teie arvates ja nüüd võib-olla ikkagi viskame ka selle, et nüüd tegelikult uue tehnoloogia tulek, just tehisintellekti nagu suur areng ja kõnetuvastustehnoloogiad ja üldse sellised nagu eesti keele ärakasutamine, et kas nüüd see on selles mõttes ka ikkagi järgmine nii-öelda samm, mis teeb meie elu, need, kes me proovime kaitsta, neid teadlikkust tõsta nagu raskeks ja või kas selle vastu saab veel kuidagi midagi ära teha? Jah, sul on täiesti õigus, et tehnoloogia areng on andnud kelmidele nii-öelda uued võimalused. Ja noh, nii kirja sisu mõttes, et ei saa enam aru, kui on nagu automaattõlgitud kiri ja noh, õngitsuskirjade puhul need vanad mustrid, mis olid, et mingite tunnuste alusel või need õngitsuskirjad olid ühesugused ja selle tunnuste alusel tunti need kirjad ära, siis nüüd me kirjutame turundus meile samamoodi nagu AI-ga ja noh, need peaksid läbi minema. Ja samamoodi need kirjad varieeruvad rohkem, nad on rohkem personaliseeritud, nad kasutavad internetis kättesaadavaid isikuandmeid või muid andmeid. Nad on ajaliselt relevantsed, ehk see näitab seda, et selle tehnoloogia rakendamine võimaldab nagu kurjategijatel palju rohkem teha, mis puudutab nagu petukõnesid, siis seal on samamoodi, et jah, tõesti, varem oli niimoodi, et need olid valdavalt venekeelsed kõned, aga nüüd, ütleme, kelmid on ärimehed, nad mõõdavad väga täpselt, saavad aru, et kus, mis asjad toimivad, nüüd nad on juba siis üle aasta värvanud väga jõuliselt nagu eesti keelt kõnelevaid inimesi, viinud neid tööle kõnekeskustesse, mis enamasti asuvad väljaspool Eestit. Ehk siis see keelebarjääri kaitse meid enam, et kui meil valem oli selline salakeel, et ja siia oli nagu raskem ligi saada, siis enam mitte. Ja noh, sarnane trend on globaalselt ka, et kui ma rääkisin ühe Jaapani küberturvalise valdkonna tegutseva inimesega, siis nad ütlesid, et nad varem said väga vähe Hiina suunast nagu küberrünnakuid, aga nüüd nagu AI tehnoloogia abil hiinlased oskavad täiesti vabalt jaapani keelt nagu kirjutada ja see mass, mis sealtpoolt tulnud on ka suurenud, et selles mõttes see nagu ei ole ainult meil siin juhtuv tendents, vaid tegelikult nagu globaalne teema, et pettusi on rohkem ja need petturid suudavad nagu tegutseda suuremas skaalal kui varem. Samamoodi petulehtedega või valeinfot sisaldavate lehtedega, neid on nagu nii palju odavam ja lihtsam luua kui varem. Et kui varem pidi nagu arendaja võtma ja laskma seda teha, siis nüüd teeb keelemudel selle nagu väga kiiresti. Ja noh, seda näitab statistika ka, et tegelikult need mõjuga intsidentis on neid petulehtede mahavõtmisi nagu ka väga suur hulk, lehtid nagu tehakse kohe uuesti nagu mõnele teisele domeenile jälle. Kas nüüd, kui me mõtlemegi sellele, et väga raske on ära tunda puhtalt kirja pealt seda õngitsust ära, siis kas on midagi ikkagi muud ka selles, kuidas nad neid skeeme läbi viivad, mille puhul just saaks inimene ära tunda selle, et oota, ma pean korra mõtlema, võib-olla see ei ole õige, et kas on midagi täna välja arvatud ka see, mis ma seal kirjas või telefonikõnes sisu mõttes kuulen, aga midagi selles viisis, mis annab ära selle, et oota, äkki päris kõik ei ole õige. Ja noh, nii-öelda lingi aadress, et kuhu see link suundub, et nii-öelda minna lingi peale, et noh,
niimoodi lingi tekst tegelikult, seal võib olla mida iganes, et lingi tekstiks on võimalik panna nagu veebilehe aadress, mis näeb välja näiteks, võtame Eesti Panga LHV, aga et kuhu see link tegelikult läheb, selleks tuleb minna hiirega sinna lingi kohale ja vaadata siis oma mailikliendis sinna alla ribale tekib see, või siis sinna tooltipina tekib juurde see nagu tegelik aadress, et selle aadressi kontrollimine on üks asi, mida kasutus saab teha, aga nende aadressitega manipuleerimiseks on ka väga nagu erinevaid viise ja kuidas nagu tehakse sarnased domeeni nimed või võetakse mõni teine tippdomeen näiteks või pannakse sinna mõned nagu väiksed eraldajad vahele, mis siis nagu näeb nagu päris sarnane välja, et selles mõttes selle äratundmine nagu tegelikult tavakasutaja jaoks ei ole lihtne. Me püüame seda õpetada ja tõstame selles osas kasutada teadlikkust. Ja sama kehtib ka nagu meili aadressi puhul. Aga nagu pigem üldine printsiip on see, et sa oled ettevaatlik ja see sisu ka nagu peaks tähelepanu nagu, või teadlikkust nagu tõstma või ohutunnet nagu tõstma ja kui sa kahtled, siis mine ametlikul veebilehele ära nagu kliki selle linkil, et või võta ühendus sellega, kes sulle väidetavalt kirjutab ja küsi nagu üle, et see paranoilisus, ma arvan, et see kõlab mulle, kui ma räägin, siis mulle kõlab see nagu kõige ebameeldiv, et me peaksime paranoilisemad olema, aga ma arvan, et see on nagu paratamatus. Ja see ei puuduta ainult kirju, see puudutab tegelikult ka nagu muud sisu, mida me näeme, mingeid videosid, mida me näeme, võib-olla Facebookis veel levib päris palju nagu valereklaame, et seal on mingi reklaam, mis avab veebilehe siin, hiljutine näide oli, Koit Pikaro lahkus suhteliselt hiljuti ja siis oli tehtud petuleht ERR-i siis nagu sümboolikaga, kus siis räägiti, et kuidas Koit Pikaro on investeerimisplatvormil teeninud 12 miljonit ja kuidas nüüd tema pärijad siis seda arandust jagavad ja kui tark mees Koit Pikaro oli, et ta oskas nagu investeerida. Ja siis olid ka muuhulgas nagu kommentaarid inimeste poolt, kus mõned isegi läksid omavahel nagu sõimlema, siis ERR-is kommentaar rahustas seda ja siuke nagu täiesti nagu teater, et ma olen ise ka täheldanud sotsiaalmeedias või Facebookis selliseid nii-öelda justkui ka veidi nagu auhinnakampaaniaid, kus vaatad justkui, et oi leht, mingid väga tuntud bränd, välismaa bränd loosib midagi välja ja massiliselt on see kommentaaride hulk seal, kes proovivad sinna, kes siis on kirjutanud, et jah, see on väga õige, kõik on hästi, lingid, värgid, särgid ja siis vaatad nagu, et miski ei tundu päris õige ja siis saad tegelikult aru, et see matkib lihtsalt seda lehte, aga see ongi, et ja seda viskab ka üles sellesse nii-öelda feed'i või sellesse nii-öelda seinale väga palju, et sest neil nende see klikkide arv, kui lõpuks sinna inimesed lähevad, on nii suur ja see nagu võimendab seda nii palju veel edasi, et sama on nende ilmselt ka nende valeuudiste või valeinformatsiooniga või ka siis selle tehisintellekti sisuga, mida väga palju nagu tuleb juurde, et seda lihtsalt sellele reageerimiste arv on nii suur, et see lihtsalt võimendab seda veel rohkem ja rohkem, et kui ei ole eriti seda üht inimest, kes ütleks, et kuulge, see ei ole päris nagu õige. Aga võib-olla ka natuke psühholoogiast, et me oleme ka siin natuke rääkinud, et ala tuleb kiri tegevjuhilt raamatupidele, palun tee kiiresti see ülekanne ära, siin on arve ja siin minu jaoks näiteks kohe ohukohane on see kiirus ja paanika, mida püütakse inimesele teha, sama nende teistega, et kuidas need skeemid on läinud, et helistab kõigepealt, kuidas see oli äkki siis pangast või kuskilt, öeldakse, et näed, teil on mingi tehing või asi pooleli, palun andke see PIN, siis järgmine kõne on see küberturbespetsialist või nii-öelda politseid matkiv, see kanne, mis te just tegite, oli vale ja siis hakatakse, inimene võetakse nagu sellesse nii sisse, et tal on siuke paanika, et ta ei suuda sellel hetkel üldse mõelda, et ma ei tea, kas seda ka te kuidagi testite või simuleerite, et seda psühholoogilist päästikut, mida inimeste puhul hullult palju, et olgu siis autoriteet, kiiruspaanika või ka siis lihtsalt, et proovitakse ka empaatiaga, sellise võltsempaatiaga inimest õnge saada. Me täna kõnesid ei simuleeri. Kõnede osas, petukõnede osas meil on üks koolitusmoodul selle kohta ja me toome seal ka nagu erinevaid näiteid välja ja me selgitamegi seda, et kuidas püütakse nii-öelda inimese siis emotsioonide peale nagu mängida, et see sama, mis me rääkisime, et loosis osalemised seal, see on tüüpiliselt mängitakse meie nagu ahnuse peale. Aga mida me teeme on see, et ka nende kirjadega, me samamoodi nagu mängime emotsioonide peale ja siis nagu selgitamegi seda, et see on üks põhjus, mis nagu eksima paneb, et hirm, ahnus,
soov nagu silma paista, need on erinevad baasemotsioonid, mis meil on ja mis meid nagu kiiresti nagu tegutsema panevad. Et me nii-öelda tõstame seda, lisaks õngitsustele me tõstame töötajate teadlikkust läbi siis nende koolitusampsude, me saadame iga kuu ühe koolitusampsu, need katavad nagu erinevad baashügieeni teemad ära, et me tõstame nagu sellist laiemat teadlikkust ja selle petukõnede puhul me siis näiteks jagame ka mõnda petukõne näidet oma nagu koolituses, mida saab siis kuulata, et minul endal on üks petukõne, kus siis väga osavalt tekitati usaldust läbi selle, et sisuliselt selle petukõne käigus tehti mulle küberhügieeni koolitust, et kuidas öeldi, et me ei küsi teie Smart ID PIN-koode, et te peate lihtsalt ise autentima oma telefoni sees, et selle ja et palun ärge jumala eest kuskil lingi klikige ja nii edasi, et nad kasutavad nagu väga osavalt neid tehnikaid, et usaldust võita ja seesama petukõnede seeria, millele ma viitasin, mis eelmine nädala lõpp toimus, siis seal oli ka niimoodi, et mitu kõne olid sellised, kus tegelikult kasutaja käest ei tahetud mingit koodisestust, mitte midagi. Hästi pikalt selgitati olukorda, räägiti, kes me oleme, kuidas see situatsioon on, ehk siis sisuliselt ehitati nagu usaldust üles ja siis seda nii-öelda paanikatunnet nagu ka püüti nagu võimendada. Ja mis nagu tehnoloogiat puudutab, siis kindlasti nüüd ei ole ise salvestusi kuulnud või ka näinud, et nagu tehisintellektiga tehtud eestikeelseid kõnesid, ingliskeelseid kõnesid on nagu palju liikvel. Aga miks täna nagu ikkagi inimesi värvatakse, on see, et inimene on täna veel parem manipulaator. Ja kõne on selles mõttes nagu üliefektiivne viis kellegiga nagu manipuleerida. Et kasutavad erinevad tehnoloogiad, neil on seal kõnekeskuste psühholoogid, inimesed, kes tegelevad neurolingvistilise programmeerimisega ja teavad selle kohta, et see nagu manipulatsiooni oskuste tase on neil nagu suurepärane. Nagu täitsa eraldi ärivaldkond juba, mida nagu üles ehitada ja mille pinnalt siis veel rohkem nagu seda pettust läbi viia. Ja mind paneb imestama see, et kui seal on nagu nii head spetsialistid koos ja nad on nagu nii osavad, et miks nad näiteks võiks seda rakendada hoopis nagu müügiarenduses, et pakkudagi nagu siis kõneteenust ja nagu müüa midagi, aga tõenäoliselt nagu need marginaalid ja see teenitav raha on seal nagu on tulusam inimesi petta, kui neile midagi müüa, mis reaalselt ka nii-öelda on võib-olla eetilisem. Aga korra siit on hea nagu edasi minna sellegagi, et üldse see testime, simuleerimine, mõni võiks küsida siin kohe, et aga miks me oma töötajad üldse kiusame siis niimoodi, et me kogu aeg neid testime, paneme neile kogu neid minipaanikaid üles, et milleks üldse siis seda teha? Kuidas teie selgitate seda, kui teil on vaja mõnele maha müüa seda, et see teenus või see tegevus on oluline? Ja minu kõige lihtsam selgitus on see, et me pakume võimalust töötajal näha, et ka tema on ekslik ja seda teha turvalises keskkonnas. Et sageli üks põhjus, miks need ohvriks kukutakse, on see vale enesekindlus. Et mina olen teadlik kasutaja, et mind ei ole võimalik nagu ohvriks tõmmata, et küll ma ära tunnen nagu ja küll ma siis vaatan, nagu kiri liiga kahtlane on, aga see tunde saamine, et tegelikult mina ka eksine, ja mul on vaja seda käitumisharjumust, et ma nagu peatun, et ma vaatan nagu saate aadressi, et ma vaatan linki ja see ei ole nagu, et see, et sa eksid või et keegi töötaja eksib, et see on normaalne, et seda ei peaks karistama. See ongi see, et sa oled inimene ja me inimestena eksime. Ja kui me võtame numbrid, siis meil on kliendid niimoodi, kui me teenust nagu pikema perioodi jooksul, mitte ühekordset testi, vaid klient liitub meie platvormiga, siis on tüüpiline aastane pakette. Ja selle pikema perioodi jooksul meie poolt testitud töötajatest 59% on siis vähemalt ühe korra õngitsuslingi ekslikult lahti teinud. See on normaalsus ja me näeme ka seda, et see eksimise määr läheb ajas alla, et see on tegelikult see väärtus, mida me ettevõtetele pakume. Ja kui uus töötaja ka tuleb, siis alguses kipub ta eksima ja me näeme, et mõne kuu pärast see muutub. Mõnel ei muutu ka ja siis sellega tuleb nagu eraldi tegeleda, seal on mingid omad põhjused, aga enamasti see muutub. Ja kui ma veel sellest mõjust räägin, et siis keskmiselt on, kui ettevõte liitub meie platvormiga, siis esimesel kuul 22% nendest saadetud kirjadest inimesed, töötajad klikivad ja aasta pärast on see seal kuskil
5%, 4%, ehk siis see mõju nagu käitumisele on täiesti nagu tuntav. Ja see ongi see väärtus, mida me nagu anname turvalises keskkonnas. Ehk siis mitte tekitada hirmu, vaid just seda õppimiskultuuri, et selline enda testimine, eriti veel, kui sa tead, et see on mingis turvalises keskkonnas, et see paneb inimest rohkem ja läbivalt õppima, kui seda, et ta peaks iga kord kartma, et mis nüüd juhtub või mis nüüd juhtus, kui ma ka eksin. Ja see on väga väärtuslik tõesti, et inimestel tekitada usaldust õppimiseks. Aga teistpidi võiks öelda ka, et aga mida ka nagu juhid siis õpivad sellest, et nad näevad seda statistikat, näevad, et võib-olla asi läheb paremaks, aga kas see nendele ka nagu mingit rolli määrab või et kas ainult õpivad siis töötajad või kuidas see protsess nagu teie arvates? Ja me loome läbipaistvuse nagu juhtkonnale, et kas siis infoturbejuhile või IT-juhile või ettevõtte nagu tippjuhile samamoodi. Ja ühest küljest me näitame seda, et see üldine trend läheb alla, aga teisest küljest me toome ka esile nagu need töötajad, kelle käitumine ei muutu. Ja siis on võimalus nende töötajatega, mitte nendega nagu riielda, aga püüda aru saada, et mis seal nagu taga on, et võib-olla nad on ülekoormatud. Võib-olla see tuleb kuidagi nende isikuomadustest või nende töö iseloomust. Ja siis on võimalik ka mõelda, et okei, et me näeme, et nende töötajate puhul on see risk kõrgem. Äkki me saame sinna mingeid täiendavaid tehnilisi mõõtmeid nagu peale rakendada. Võib-olla nende töötajate puhul ligipääse kuidagi rohkem pöörata, rohkem jälgida, nagu, et mis sealt nende töötajate arvutist tehtavate päringutega tuleb, et need on kuidagi meil nagu rohkem tähelepanu. Et see tegelikult annab nagu info ja selle info pealt siis on võimalik teha järgnevaid otsuseid ja rakendada mingeid meetmeid. Et see läbipaistvus, ma arvan, on nagu oluline. Ja see kultuuri küsimus, et tegelikult õngitsustestis eksimine, et sellele ei pea kohe järgnema nagu karistus. Et see on nagu info, see teeb selle töötaja teadlikumaks, see teeb ettevõtte teadlikumaks ja nüüd selle infoga saab nagu midagi peale hakata. Kas kuidagi ka andmekaitse, ma nüüd räägin sellisest regulatsioonidest ja sellest, mis meil praegu nagu, mis annab meile võimalused neid asju teha, kas see ka kuidagi toetab seda, et me saaks rohkem testida ja rohkem neid simulatsioone teha või kas ja kuidas te ka siis võib-olla tagate selle, et nüüd oletame, et toimubki mingi stsenaarium, ta klikib lingile, nüüd isik kohe arvab, et nüüd on ka mingid andmed nagu läinud, et kuidas see nagu protsess nagu ka regulatsiooni mõttes, kas see pigem toetab täna seda või? Nagu igal teenusepakkujal ka meil on isikuandmete töötamise põhimõtted, et need andmed, mis me töötaja kohta ettevõttes saame, et need on isiku nimi, e-posti aadress, tema ametipositsioon, see keel, millest ta nagu valdavalt suhtleb. Ja ma arvan, et see vist ongi okei, ja IP aadress ka siis, et kui ta nagu eksib või ka koolitust läbib. Ja andmekaitse mõttes me oleme teinud nii, et me oleme oma andmetöötajate hulga nagu viinud väga minimaalseks. Ehk siis sisuliselt nagu teadlikult need andmed, mida me töötleme, et me ei liiguta neid nagu erikohtades, meil sisuliselt on e-posti teenuse pakkuja, siis on Cloudflare ja siis on Microsoft ja Azure, mis asub Euroopas, et meil on sisuliselt nagu 3 andmete töötajat ja meil sellised väiksed teenusepakkujaid, kus meie nagu andmed läbi jooksevad, neid sisuliselt nagu ei ole ja see on nagu teadlik otsus, et need andmed, mida me töötleme, need jooksid nagu väga väärtisse kohtadesse. Tootejuhina ja turundajana kasutas nagu rohkem teenuseid, võib-olla me suudaksime nagu kiiremini liikuda, aga need on need valikud ja me näeme, et meie kliendid on ka nagu need andmed töötlemise osas tundlikud. Ja teine pool on siis see, et kes nendele andmetele, et kui me näemegi, et meil on klikkide statistika, et kes nendele andmetele nagu ligi saab, et see on ka nagu väga selgelt ära piiratud, et see on nagu väga kitsas ring, kes seda tõesti oma tööks vajavad. Ehk siis tegelikult võib öelda ka, et see testimine on üsna loomulik osa sellisest, et ühelt poolt testimine saab olla turvaline, saab olla väga hästi korraldatud, regulatsioonidega paigas, ja lõpuks aga tegelikult täidab ka seda eesmärki, mida sellel samal ettevõtjal on vaja, et mida saavutada selleks, et ennetada neid juhtumeid ja teistpidi ka oma töötajaid seeläbi koolitada.
ja ka mõnedes sõnumiste puhul me lihtsalt nagu mõõdamegi seda, et see nii-öelda töötaja, et on avanud lingi, mis oli kirjas. Mõnedes sõnumite puhul me mõõdame ka andmete sisestust ja näiteks kui on kasutajanime parooli sisestus, siis me tegelikult seda nii-öelda parooli ennast ja me ei salvesta mitte kuidagi, vaid me nagu lihtsalt mõõdame seda, et ta on hakanud parooli reaalselt nagu sisestama, et seda samal põhjusel, et me tegelikult ei taha seda nagu parooli talletada. Võib-olla ongi, meil on hästi palju, oleme rääkinud sellest ja aeg tõesti arvutult liigub, et läheks võib-olla selle nagu kokkuvõtteni, et mis on nagu võib-olla sellised praktilised ellujäämisõpetus, mida me saaksime anda täna ettevõtetele kaasa, et võib-olla selline kuldne reegel, et kui tunda kahtlust, kelle poole peaks tegelikult ükskõik töötaja, ettevõtte juht pöörduma selleks, et esimesena jälile saada või esimesena reageerida? Ja see nüüd hästi palju sõltub tegelikult ettevõtte suurusest ja sellest, et kuidas töö ettevõttes nagu korraldatud on. Et kui me räägime sellist ettevõttest, kus on siis oma IT-osakond või on IT-partner, et siis väiksemagi kahtluse korral tasuks neile nagu teada anda ja küsida nagu üle. Et sageli võib juhtuda see, et püüdes ise nagu olukorda ära lahendada, tegelikult läheb olukord nagu veel hullemaks, et ühest küljest nagu kaotatakse aega. Aeg on see, mida nagu kurjategijad saavad enda huvides ära kasutada. Teisest küljest võib juhtuda see, et see ise tegutsemine hävitab mingeid jälgi, mida tegelikult oleks pärast nagu selle intsidendi uurimisel, et aru saada, kes see on, kust ta tulnud on, kuidas ta tuli uurimisel nagu vaja. Ehk siis ma ütleks, et ikkagi IT-le, kuidas ettevõttes kokku lepitud kontaktid on ja kui teil ei ole seda kokku lepitud, et siis nagu mõelge läbi, et kuidas see käima peaks ja et töötajad tõesti teavad, et kuhu poole nad nagu pöörduma peavad. Ja siis CERT ehk siis Riigi Infosüsteemide Ameti intsidentide reageerimise nagu eriüksus, et CERT-i ka tasub teada anda, et ühest küljest sellepärast, et neil oleks nagu läbipaistvus, et nad teavad, mis nagu toimub, aga teisest küljest seal on nagu väga kompetentsed inimesed ja nad saavad mingis ulatuses ka nagu appi tulla. Nad ei võta vastutust ära, nad ei lahenda probleeme ära, aga nad saavad nagu vajadusel oma nõu ja jõuga abiks olla, aga sealgi sõltub see, et neid intsidente lahendatakse nagu prioriteetide järjekorras ja nagu triaaži mõttes, et kui on nagu suurema mõjuga asi parasjagu käsil, siis neil ei pruugi nagu ressurssi olla, aga ikkagi see on nagu üks võimalus, mida kasutada ja ma arvan, et CERT-i nagu ei peaks kartma, et ma olen kuulnud seda jutte, et me ei taha sinna teada anda, et siis pärast sellest tuleb veel mingi suurem jama nagu sellele, mis meil on, aga mina soovitan, et tasub teada anda, ei maksa karta. Ja, ehk siis ikkagi, kui tunned kahtlust, siis kõigepealt ikkagi oma majas sees räägi vähemalt ühe inimese, kes oskab kohe aidata või suunata õige inimese juurde, mitte karta teavitada, mitte tunda, et meil on olemas selline süüdlase otsimise kultuur või tunda ka hirmu, et pigem alati rääkida, kui seda varjata. Siin kindlasti saan ka öelda, et ka Andmekaitse Inspektsiooni saab alati teavitada, me saame alati suunata õige asutuse juurde lihtsalt selle tõttu, et tihtipeale selle esmasel teavitamisel ongi see, et aru saada, mis üldse juhtus ja kui suur mõju sellel on ja kas me saame kiirelt midagi ette võtta, et selleks, et seda riski leevendada ja kuidagi kohe panna stopp, aga seesama, nagu sa tõid välja ka, et ise pole mõtet kohe midagi teha, just seesama ka tõendite ja igasuguste muude tehniliste logide säilitamise nimel, neid võib hiljem vaja minna olla. Ise tegutsemise puhul tegelikult nagu mingites olukordades nagu mida ma soovitan teha on see näiteks, et kui tõesti on kuidagi tunne, et pahavara sai arvutusse laetud mingisugune nagu brauseri plugin või päris nagu uus programm, et siis arvutivõrgust ära isoleerida. Et lihtsalt nagu välja lülitada, et see programm ei saaks edasi tegutseda ja mingeid andmeid siis kas sealt arvutist või kas sealt kuskil edasi nagu minna, et selles mõttes selline tegutsemine on ettevaatusabinõuna nagu väga mõistlik ja samamoodi, et kui nagu mingisuguse finantspettuse tõttu on nagu ülekanne tehtud, siis sellest kohe kiiresti pangale teada anda, sest seal on nagu küsimus nagu minutites, et kui kiiresti reageerida, siis tõenäoliselt see toiming õnnestub peatuda on nagu oluliselt suurem, kui see raha juba nagu edasi liikunud kuskile on ja ma ei tea, krüptosse jõudnud või kuskile nagu maksavahendusteenuse pakkuja kaudu, siis see läheb järjest nagu raskemaks, ja neid rahasid liigutakse nagu hästi kiiresti ära.
ja et kindlasti ei olnud siin minu soovitus see, et ärge midagi tehke, ega ka ise olen ju olnud klikkinud ja seejärel kohe paroolid vahetanud ettevaatusabinõuna, et on tõesti mingeid asju, mida saab ise teha, kui see on osa sellisest suuremast ökosüsteemist, eriti ettevõttes, mingid võrgusüsteemid edasi, kui sa oskad selle isoleerida, väga hea, kui ei oska, võtta abiline ja vaadake, et see ei saaks rohkem nagu kahju teha, aga seda aitavad ka tõesti ka riigiasutused vajadusel kohe juhendada. Me tegelikult oleme üsna lõppu jõudnud. Mis võiks olla niisuguse väikse ettevõtte selline 3 sammu või meelespea üldse sellel teemal? Noh, üks asi on see tehnoloogia, mina pakuks kohe alati siin seda, et vaadake, et teil on uuendused tehtud, teil on mingi parooli reeglistik või veel parem, tehke endale mitmeastmeline autentimine, aga mida sina soovitaksid nagu mõnele väikse ettevõttele kohe täna teha? Ja need asjad, mis sa ütlesid, on väga õiged ja ma ütleks, et see 2-faktorine autentimine näiteks meilikontodele ja see ei ole nagu optional, et selle võiks igal juhul nagu peale panna, ja see ei tähenda, et nagu lõpuni kaitsed olete, aga see nagu suurendab oluliselt kaitstust. Tooksin siia juurde ikkagi selle töötajate koolitamise poole. Seesama, millest me nagu täna päris palju nagu rääkinud oleme, et tegelikult iga töötaja teadlikkus loeb ja tehke selline baashügieeni koolitus töötajatele ja samamoodi nagu see õngitsustestimine aitab nagu konkreetselt nende nagu õngitsuskirjade ja üldise nagu ettevaatlikkuse suhtes ja tuletab meelde ka regulaarselt seda küberhügieeni teemat. Mis ma võib-olla veel välja tooksin on just ettevõtte nagu äritegevuse jätkamise suhtes, et mõelge läbi, et mis on see, et mis on kõige hullem, mis saab juhtuda, et teie jaoks ja siis mõelge, et kuidas te neid riske saate maandada ja et kui IT-süsteemid ei ole toimivad, et kuidas te tegelikult äri jätkata saate. Siin oli hiljuti rongidega teema, kus hommikul rongid ei sõitnud ja siis läks nagu päris palju aega, et aru saada, et kuhu tuleb mehed saata kange tõmbama ja mis on see nagu alternatiivne plaan, et see on nii-öelda varuplaan, et okei, et kus me IT-st sõltume, kus seda IT-süsteem ei toimi, et tegelikult kuidas me saaks nii teha, et see äri nagu võimalikult valutult või siis ütleme, et see kõige kriitilisem osa ärist suudaks nagu edasi toimida, sest tegelikult me küberturbe riskide mõttes me ei räägi tegelikult nagu IT-riskidest, me räägime äririskidest ja see mõjutab nagu kogu ettevõtet ja samamoodi andmekaitse mõttes, et kui me töötleme isikuandmeid, kui need andmed peaksid nagu lekkima minema, mis on meie nagu tegutsemisplaan siis, et seda ka ette natuke läbi mõelda. Ja mainisid ta tõesti testimist, mina lisan alati siia juurde andmeturbeeksperdina testige ka oma süsteeme, mitte ainult inimesi. Testimine on niisugune hea kuldne sõna ja sellest ka me juba rääkisime, see avatud kultuur, et me julgeks jagada, kui vigu on tehtud, julgeks neid ka siis lõpuks parandada, vajadusel õppida nendest, et vigadest saab ka teavitada ilma karistuseta. Aitäh sulle, Urmo, et sa meiega liitusid täna ja soovin kõigile, kes täna korra arvuti taha istuvad, niisugust head, positiivset sellist paranoiat või nii-öelda nagu me rääkisime, et väike niisugune kahtluse moment võib olla, mitte küll igas momendis, aga see on niisugune hea ja tervislik. Aitäh sulle, Urmo, et tulid. Aitäh kutsumast.